Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 140. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Tänane külaline on Reigo Randmets, kes on Reterra Estate OÜ tegevjuht ja osanik. Tere, Reigo! Tervist! Ja plaan, Reigo, sinuga oli rääkida niimoodi, ütleme, elamispindade arendamisest, turust, muredest ja rõõmudest Tallinna, Harjumaa, miks mitte ka Tartu ja Riia kontekstis, aga panemegi siit teemade juurde, aga ennem kui me nagu sisusse süüvime, äkki sa paari lausega räägid iseendast, enda taustast kinnisvara valdkonnas ja äkki keegi ei tea, mis ettevõte on Reterra, et siis Reterra osas ka midagi põnevat. Jaa, minu tegemised siis kinnisvara valdkonnas ühest küljest on väga pikaajalised, et juba 2000 alguses olin selline passiivne kinnisvara investor. Kuid nüüd tõsi siis 11 aastat tagasi sai loodud Reterra, mina siis ühe asutaja ja omanikuna. Ja nüüd me seda 11 aastat oleme teinud. Minu varasem kogemus oli pigem 15 aastat kaubanduse erinevaid ettevõtteid ja suurettevõtteid juhtides. Ja Reterrast võib-olla ka paar sõna, et me võib-olla oleme selle elukondlikuga olnud aktiivsemad viimastel aastatel ja seega ka natuke pilti tulnud ja meid teatakse oluliselt rohkem, kuid siin ongi tõsiasi, et meid teatakse justkui nagu elukondliku kinnisvara arendajana. Tegelikult meie suur fookus on ärikinnisvara. Mitte, et meil elu ei oleks fookuses, et me oleme nende aastatega üle 1000 korteri valmis ehitanud ja inimesi rõõmsaks teinud, aga siiski peamine on jah see ärikinnisvara, et me oleme paljudele suurtele klientidele siis nii-öelda töökodusid loonud. Vast tänases seisus meil on umbes 70 000 ruutmeetrit äripinda, üle 120 kliendi, väga erinevad alates Selverist, Teliast, Yolo Grupist, fitnessitest, Confidodest, tervisetoodetest, nii edasi. No see vahele sulle, ütle mõni aadress ka, siis võib-olla kuulaja-vaataja suudab niimoodi linnapildiliselt ka siduda. No võib-olla siis suuremad keskused, et meie omanduses on Tabasalu keskus, Tartu tervisekeskus, mis oli Lõuna-Eesti esimesi selliseid kaasaegseid tervisekeskuseid. Meil on mitmeid tehaseid, Tartus üks suur metallivabrik, kuulus Leonard Weiss kliendina, rääkimata siis Teliast ja Pipedrive'ist. Ja mis on see strateegiline pool, võib-olla on huvitav, mis tihtipeale siit lähevad firmadel strateegiad lahku, siis kõik, mis me teeme, me hoiame 10 küünega endale. Et ei allu siin suurtele fondidele, kes neid tahaks kogu aeg ära osta. Et meil on jah siuke pikaajaline strateegia, et hoida nii-öelda seda vara. Küll näpud sügeleksid teenima raha ja ära müüma, aga me arvame, et see strateegia nagu rasketel aegadel on hea ja on ka juba näidanud need mõningad ajad siin, et see on ettevõtte tugevus. Ja võib-olla lihtsalt numbritest võib-olla ja suurusest, et meil umbes 70 000 ruutmeetrit äripinda täna on portfellis, 1000 pluss korterit oleme inimestel teinud. Täna ettevõtte bilansimaht on selline natuke üle 160 miljoni ja meie ambitsioon nüüd lähiajal on siis nii-öelda kinnisvara portfelli maht, mis nüüd kuulub küll meile siis umbes 100 miljoni peale siis nii-öelda liigutada. Et see on selline võib-olla üldine surve, et me ei ole jah nii popid ja teada tuntud võib-olla nimepidi kõigile, aga eks see vaikselt see kuulsus ka nende podcastidena näiteks meieni jõuab. Aga sa praegu viisid juttu sinna äripindade teemas või Reterrat kirjeldades. Meil oli plaan hoida natuke rohkem elamispindade fookustena. Äkki sa siin tood välja ka, mis piirkonnad, mis asukohad, mis projektid teil just elamispindade vallast käimas on? Et ma veel kord ütlen, et üks 1000 pluss korterit ja meie fookus on ka selgelt elu, et ma kuidagi jätnud muljet, et see meil kuidagi mingi side business on, et kindlasti mitte. Pigem tahtsin rõhutada, et me oleme ka äris. Me ise täna tituleerime selliselt, et me oleme Tallinn, Tartu, Riia ja just nimelt seda Riiat me võtame ka
kui nii-öelda ühe linna asukohana, et me nagu ei eraldi kuidagi strateegiliselt ei ole Lätis, millest me võib-olla hiljem võib-olla natuke pikemalt ka räägime. Et täna me oleme 3 linnas, on väga palju olnud pakkumisi ja soove, et me läheks ka teistesse linnadesse, täna oleme nagu pidurit pannud. Oleme kiiganud muidugi klassikaliselt Leedu poole, ise arvame, et olen võib-olla veidi hiljaks jäänud. Ja loomulikult väga popp ja oleme ka väga selgeks teinud endale Poola linnad, aga ka sinna veel jõudnud ei ole, nii et Tallinn, Tartu, Riia on täna jah. Aga kena, lähme siit siis teemade juurde ja mulle meeldiks nagu kõigepealt alguseks ära kraadida, et mis me sest asjast üldse arvame, mis meil siin toimub, et kui ma niimoodi hästi pealiskaudselt küsiks sult nagu ühe koolipoisi numbriga, et Reigo, ole hea, anna hinnang, kuidas sa elamispindade arendusturu seisu hindad, 5 palli skaalal. Mis hinde sa paneksid? Näed sa mingeid erisusi siin Tallinnas, Tartus, Riias? Jah, ütleme, et ma olen positiivne inimene ja ütlen hinde kohe välja, et panin 4 pika miinusega, et mitte siuke koolipoisi 3 panna. Aga tõsiasi on see, et kui me nüüd siin tuleb selgelt aru anda ja kui me vaatame pikka vaadet, ma pean silmas siis 10+ aastat, siis ma arvan, et kõik on väga hästi. Aga eks see vahepealne buumiaeg on meil kõik natuke emotsionaalselt rikkunud ja kui juhtus ka meil olukord, kus ühes Tartu arenduses sa müüsid 628 korterit, mis on meil tänane rekord siiani ja Merko vist minu meelest lausa Tallinnas üle 800 korteri aastas või midagi sellist. No siis, kui täna eelmine aasta müüsime 176, siis tundub, et ei ole nagu jube hästi, aga teisalt, kui sa võtad selle 10-aastase turu liikumise ja konteksti kokku, siis ma arvan, et tegelikult on kõik väga hästi ja ei ole häda midagi. Ja mis juurde võib-olla kommenteerida, siis selline klassikaline, võib-olla klišeelik, aga siiski ta nii on, et meie see siis ostujõu küsimustega on kõik korras, intressikeskkond, panga pakkumised, kõik toimivad suurepäraselt. Ma ütleks isegi paremini kui mõned aastad tagasi. Seda Euribori võib-olla kartust või sellist ebakindlust täna me ka ei näe, kuigi ta nüüd natukene siin jälle pead tõstis, siis tegelikult tarbijatel me seda absoluutselt seda nagu jutu sees või selliselt ei näe. Mis on aga nüüd arendaja poolt väga selge, et varude maht on turul suur, konkurents on midagi muud, mis ongi normaalne ja meile see meeldib, et tugevad ettevõtted tulevadki siin esile. Ja kindlasti klient teeb täna väga põhjalikku kodutööd ennem, kui ta midagi ostab ja selle kodutöö juurde käib ka loomulikult hinnakauplemine. Me praegu oleme maininud Tallinnat, aga üks põhjus, miks ma sind saatesse just kutsusin, on see, et sul on Tallinnas arendust, aga sul on Harjumaal ka. Tabasalus, eks on üks projekt ja siis on Raemõisa, mis on ses mõttes, ta on juba ajaliselt üksjagu pikalt olnud ja läheb edasi ka jooksvalt. Et kas sa vaatad Tallinnat nagu ühena siin näiteks hinnanguid andes või sa tunnetad ise mingit vahet Tallinna ja siis linnapiiri taguste projektide vahel? Kindlasti tunnetan väga selget vahet ja me aastaid vaatasime ühena seda, kuid täna vaatame eraldi ja siin on kindlad suunad statistikast, kui me sellest Tallinnast, Harjumaast võib-olla hiljem räägime, siis ka mõningaid asju toon võib-olla välja. Ja tegelikult, mis on ka väga erinev, on see, et see arendajate seltskond on väga teine. Mitte väga teine selles mõttes, et nagu kedagi kuskil ei ole, aga ütleme, Tallinnas on meil siiani selline nüüd sa oled nii kõva numbrimees, et ma kõiki numbrid, mis välja ütlen, nagu hirmuga kardan, et mis ma nüüd valesti ütlen. Ma ütleks siis nii, et Reterra statistika põhjal me jälgime erinevaid asju, nii sinu statistikat siin Cityfies ja nii erinevaid oma
tabeleid, et ütleme siis, et ei saaks eksida, siis ütleme nii, et Reterra statistika põhjal. Et täna näeme selgelt, et Tallinnas on endiselt see top 10 arendajad teevad selline 70% turust. Siis Harjumaal on see sootuks teine. Et esiteks need top arendajad ei ole need samad suured tugevad arendajad, kes on Tallinnas aastaid teinud, vaid on pigem sellised hästi edukad ühe projekti arendajad, ehk siis millegiga on väga suuresti õnnestutud, on see siis Loo, Kiili, Laagri ja nii edasi. Ehk et see arendajate seltskond, ma ei ole küll mõõtnud, kas seal on ka top 10 on 70-80% klassikne Pareto või ei ole, aga need nimed on sootuks teised ja nende nimede taga on reeglina sellised SPV-d ja võib-olla muust ärist ettevõtted. Ja selle tulemusena me kindlasti jälgime seda Harjumaad ja Tallinnad väga erinevalt. Ja mis on väga huvitav fakt, et turg ikkagi sellel aastal, nüüd jälle ma tahaks rõhutada, et meie räägime reeglina alati siis uuest tehingust. Ja uue tehingu all me peame silmas kas võlaõiguslepingut või siis esmakordset asjaõiguslepingut. Et me ei räägi siis nii-öelda sellest statistikast, kus asjaõigusesse lähed korraga kogu maja üle andes. Et selle statistika põhjal siis me näeme nagu selget 5 kuuga selget kasvu nii Tallinnas kui Harjumaal, aga Harjumaal siis meie vaatluse all olevate siis projektide kasv on pea 50% võrreldes eelmise aastaga, mis Tallinnas on kindlasti kordades väiksem protsentuaalselt, eks ole. Ehk siis Harjumaa on üliaktiivne väljapool Tallinnat, need projektid on üli hästi vastu võetud ja inimesed sinna ostu sooritavad. Ja, et nende trendidega ma igal juhul olen nõus, et kirjutaks alla küll, kui sa paberi ette annaks. Aga lähme siit siis rohkem sisu suunas ja ka mul sellise avapauguna nagu tooks välja mingid sellised aktuaalsed teemad, mis on ühest küljest võib neid käsitleda kui arendajate muresid või teisalt ma ütleks, et need on turuprobleemid siiski. Et arendajad kurdavad, et planeeringud venivad, linn küll, Tallinna linn räägib, et asjad hakkavad kiiremini minema ja juba liiguvad kiiremini. Räägitakse, et linn peab tihedam olema, samaseks sellise, ütleme, üldplaneeringul võib-olla liiga suurt tähtsust ei ole ja alati tuleb seal nagu 1000 detaile iga üksiku krundi puhul paika panna, et selline ajamahukus on kasvanud, ehitusõiguse saavutamine on ajamahukas, on kallis. Kuidas sina, Reigo, neisse teemadesse suhtud, et kas planeeringud, ehitusõigus on üldse probleem, on see Tallinna probleem, kui ta on probleem, on see Harjumaa probleem, Tartu probleem, Riia? Jah, see on nii palju ka nii-öelda nämmutatud teema, eks me ise olime ka suured eestvedajad sellel siis, kui see linnavalitsus muutus kunagi, et seda võetakse hästi tõsiselt. Loomulikult on see suur probleem ja ma arvan, et selle Tallinna Harjumaa üheks võtmeküsimuseks on ka täpselt see sama planeerimisprotsesside aeglustumine aastatega Tallinnas. Natuke peaks nagu pehmendama võib-olla, et ega see on ülene probleem ka mujal maailmas, ega see Stockholmis ja Helsingis ja Kopenhaagis väga palju lihtsam ei ole. Aga on mõned sellised printsipiaalsed asjad, mis tõsi on täna nagu muutunud. Praegu on ju ka see linna, me rääkisime vanast ajast ja uuest ajast, siis ma võib-olla seda poliitlugu siin nii väga ei ütleks, et nii-öelda Savisaare ajal ja täna, eks ole, et pigem ma räägiks üldiselt muutusest, mis on siis võib-olla viimase 5 või 3, 4, 5 aasta jooksul muutunud. Ja võib-olla see poliitika jättes kõrvale on see, et me korraldasime hipodroomil selline mõnusa poliitdebatti enne valimisi ja tegelikult seal olid ka väga selged väljaütlemised ja peaaegu kõik erakonnad tegelikult rääkisid ühte sama asja, et see tihedam linnaruum, kiiremad planeeringud, strateegiline pikk vaade, üldplaneering ja nii edasi. Mõningase erandiga, aga siiski. Et ma võtaks selle teema nii kokku, et see planeerimisprotsess on kindlasti selline murekoht.
Ma olen ka varem seda välja öelnud ja nüüd teised ka järgi, et aeg on raha meie äris väga selgelt ja ega see raha kuskilt mujalt ei tule, kui siis ostja taskust. Nii ta on. Ja kui tuua konkreetseid näiteid, siis ma tõin sellise näite, et kui arvutada sellist Tallinna kesklinna ehitus või ütleme kinnistu hinda, mida siis arendaja mõõdab tihti siis selles lubatud ehitus brutopinnas, siis tegelikult selline 5-aastane planeering teeb sul ehitusõigusesse naksti selline, sõltuvalt kinnistu hinnast seal 600-700 eurot ja 10-aastane, mis kõlab nagu väga veidralt, aga ei ole eriline nali Tallinnas, siis 10-aastane planeering on sul 1000-1500 eurot kinnistu hinnale, mis on siis, ma räägin siis käibemaksuga koos, mis läheb otse, eks ole, tarbija taskust. Ja täna, kui me räägime nüüd Harjumaast ja Tallinnast, siis tegelikult see selline 1000-1500 see vahe ongi. Et kindlasti on see selge probleem, aga ei ole küsimus ainult ajas, vaid minu meelest on väga selgelt ka küsimus strateegilises linnaruumis. Ja siin all ma pean siis silmas just seda tihedust, et linn peab olema tihe, et kinnistutele lubatakse ehitada rohkem mahtu. Tingimata see ei tähenda meeletut tornmajasi ja puude kadumist ja nagu kardetakse, vaid ikkagi läbimõeldud linnaruumi ja võib-olla ka siis erinevate normatiivide, on see siis parkimine või millegi muu, võib-olla sellist lõdvendatud korda, mis samamoodi seda korteri hinda väga selgelt nagu mõjutavad. Reigo, sa tõid välja oma poliitürituse, see oli siis vist oktoober 25, eks see valimisteel või septembri lõpp või oktoober. Ja sa ütlesid, tõid välja, et seal anti nagu selliseid, no ma lugesin ridade vahelt välja mõistlikke sõnumeid. Suru nüüd ole hea, Reigo, endas optimist maha ja leia endas realist. Kas sõnad on ilusad, kas teod ka järgi tulevad? Kas tegusid on näha? Ma ei taha nagu seda pulgendada, seda linnavalitsusest vahepeal oli ja mis on täna, ma võtaks selle nagu kokku. Et kindlasti on muutust näha. Mis on nagu selge muutus, siis on see suhtlus. Et täna minu meelest arendajate poole vaadatakse selge küsimärkidega, küsitakse meie arvamust, aga eks siin on nagu pikk tee minna ja kindlasti optimismi ma tõmban maha numbritega jälle. Et tegelikult, kui me vaatame planeeringuregistrit ja neid numbreid, mida siis vahepeal hirmsasti ka meediasse nii-öelda kööti, et mitu planeeringutele kehtestatud on ja selline nagu eesmärgipärane tegevus, siis tegelikult ega seal nagu väga suuri nagu muudatusi ei ole. Teisalt, emotsionaalselt linn näeb, et see on oluline ja ka paar päeva tagasi linnapea lausa isiklikult teavitas läbi meedia, et keskturu planeering sai kehtestatud. Et see kõik on ilmselt ju meiega töövõit ja ütleme linna suhtumise muutus, et nad näevad, et see on ikkagi väga oluline. Tõsi, ega siis ametkond ja kõik ajavad oma rida ja seal on ikkagi palju, mis me oleme ettepanekud teinud, kuidas protsessi kiirendada, menetlusi lühendada ja ütleme, et seda kõike nagu saaks palju kiiremini teha. Et me võime alustada ka kõige lihtsamast asjast, mida kunagi abilinnapeaga Äripäeva raadios välja ütlesime, et see detailplaneeringu algatamine näitena peaks toimuma ühel A4-l, et tere, mina olen Tõnu Toompark, soovin algatada detailplaneeringut. Praegu me teeme meeletu töö ära, kulutame meeletu raha, teadmata, mis me tegelikult nagu saame. Sellest ma võiks pikalt rääkida, see omakorda on tegelikult probleem, et meil ei ole korrektseid üldplaneeringuid ja võib-olla siis mingite regioonide planeeringuid. Et eks siin on nagu palju ära teha, aga võttes nüüd selle pika jutu kokku ja tulles tagasi su küsimuse juures, siis ma ütleks, et see emotsionaalselt on asi kindlasti parem. Need fookuskohad on linnas nagu tõstetud kõrgemale. See jutt, mis meie räägime, läheb kokku ka linna jutuga, aga teod võiks loomulikult kiiremini järgi tulla. Ja veel eufooriat maha tõmmates, meil on ka Tallinnas täna 4 või ütleme isegi 5 detailplaneeringut, mis kõik on olnud 5+ aastat menetluses.
no ma haaran su sõnasabast kinni, tsiteerin, et teod võiksid kiiremini järgi tulla, aga noh, tigude liikumiskiirus tead ise teosammul. Aga noh, eks linnas, aga et kas see, et linnas lähevad asjad aeglaselt ja aeg on raha, kas see on põhjus, miks arendajad liiguvad Harjumaale? Et noh, ütleme niimoodi, et Harjumaal ongi, asjad liiguvad mõnevõrra teises tempos, nagu sa ka siin juba varasemalt välja tõid. Jaa. Noh, Harjumaa on, siin on nagu teemasi rohkem. Et me oleme, võib-olla hakkaks jälle selliseks nagu intrigeerivatest asjadest, miks inimene sinna kolib, et klassikaline Harjumaa omavalitsuse juht arvab, et ta kolib linnulaulu ja rohelise keskkonna pärast. Ja tihti ka võib-olla väljaspool sektorit arvatakse seda, siis tegelikult inimene kolib sinna hinna pärast. Kas nüüd ainult hinna pärast, hind on peamine põhjus, loomulikult ei ole see ainus põhjus, aga ütleme, me oleme teinud palju kliendiuuringuid ja kui jälle olla konkreetne, mulle konkreetsed näited meeldivad mitte niisama jutustada, siis kui me võtame meie hipodroomi, kus on umbes 5000 eurot ruutmeeter, Tallinna keskmine on seal äkki täna 4700, midagi sellist. Võtame selle sama sinu poolt mainitud Raemõisa projekti, kus on pea 300 korterit. Seal on see umbes 3500, 3600, mis on ka ilmselt umbes selle sama Harjumaa keskmine. Siis kui me need kaks asja võtame kokku, siis minu jaoks kõige illustreerivam näide on see, et pere peab tegema otsuse, kas ta ostab 2-toalise korteri või 3-toalise korteri või ta ostab 3-toalise korteri ja või 4-toalise korteri. Ehk siis tegelikult see vahe on, ütleme, suures pildis üks tuba, kui niimoodi illustreeritud välja tuua. Ja loomulikult siis tehakse see otsus Harjumaa kasuks ja selles mõttes on oluline hind. Ja kui me võrdleme nüüd ja nii-öelda räägitakse, et rohelus ja nii edasi, tegelikult on palju muid aspekte, miks inimene oma valikuid teeb. Uued arendused, miks kolitakse sinna, seal on lapsed koos, seal on, ütleme, selline seltskonna vanuse pärast väga palju, et miks võib-olla Nõmme on jäänud tahaplaanile, et enamus inimesi su ümber lahkuvad või kellegiga pole mängida, aga peamine on ikkagi hind kahjuks täna. Okei, et ma kindlasti ma ei pea nüüd ökonoomika õpikust järgi vaatama, et ma mäletan väga hästi, et peamine nõudlust mõjutav tegur, kõige tähtsam tegur on hind, aga noh, teisalt vist ikkagi nagu siin Tallinna ümbruse valdade infra, ma mõtlen koolid, lasteaiad, need on päris head. Päris toredad, aga ikkagi tuleks nüüd siin selle planeerimise protsessi juurde, et kui aeg on raha, kas siis kuskil Raeva vallas või Harku vallas, noh, eks kus sul on selline vahetu kogemus äkki, siis on sul ka laiemalt, kas seal käib siis kuidagi asi kiiremini, kas protsessid on lühemad, et pärast tuleb ostja taskust vähem endale küsida? Ja kindlasti, et protsessid on kiiremad. Teisalt, noh, nagu ma varem ka ütlesin, et me ei räägi ainult rahast, et võib-olla aeg ja raha on peamine arenduse küsimusega, on ka muud küsimused, et see sama parkimine, et jälle räägime konkreetselt, kui hipodroomis meil on kogu parkimine maa all, siis täna ühe parkimiskoha ehitus maksab umbes 40 000 eurot. Ehk siis sa ei saa seda kunagi nagu kasumiks keerata, never, ja pigem sa nii-öelda pead korteri hinnast seda doteerima. Siis ütleme, Harjumaal reeglina sa lood parkimiskohti nii-öelda siis põllu peale või maja äärde, mis on näiteks oluliselt odavam. Ja noh, ilmselt võib-olla need tooted on ka mõnevõrra nagu odavamad, kui sa teed teda kesklinna, kinnistud on odavamad ja nii edasi. Mis on selgelt nüüd täna juhtunud, mis on ka normaalne, siis ikkagi see Harjumaa on ka kontsentreerunud just täpselt sinna, nagu sina mainisid, nende koolide, lasteaedade ümbrusesse. Ja see ei pea tingimata olema uued kohad, vaid nagu see sama Kiili näide, Laagri näide, et nad on juba varem nii-öelda sisse töötatud kohad, et täiesti lambist kuskile põllu peale nagu vahepeal tehti, et seda tegelikult täna ei ole. Ja aina rohkem saavad
ma arvan, et aja küsimus, kui keegi kolib, ma ei tea, Raasikule näiteks või kuskile, et mis on veel mõnevõrra kaugemal, aga seal on mingi elukeskkond tekkinud. Et see on nagu selge põhjus. Aga mis inimesi ikka väga-väga häirib, on see tunniajane autosõit, mida sulle reklaamitakse. No meie nii seda nagu meiegi teeme, et 15 minutit kesklinnast on autoga, tegelikult tähendab see sulle hommikul tund aega. Et see on selge siis nagu see valikute koht. Ja ma rõhutan veel kord, et linna all me ei pea ju silmas ainult, ma ei tea, Maakri torni, kus sul on asfaltplats ja sul ei ole vankriga kuskile minna, vaid me peame silmas ka ikkagi kaugemad alasi, on see Piritaäär, on see sama hipodroomi, kus sul on täpselt sama ilus või veelgi ilusam roheala kui seal Raes. Aga kui nüüd ütleme Rae vallas saab teha ikkagi odavamat toodet ja me nõustume, et hind on peamine tegur, kas siis valglinnastumine on paratamatus? Kas selle vastu, kas see on halb või hea valglinnastumine, kas selle vastu peab võitlema või ongi paratamatus ja lepime sellega? No ütleme, et valglinnastumine on kaks erinevat asja, et kui ma võtaks võib-olla siis kokku selle, et kas peaks võitlema, et minu hinnangul ei peaks me võitlema valglinnastumise vastu, aga me peaksime võitlema selle vastu, et inimene on sunnitud kolima sinna hinna tõttu. Ehk siis need on nagu kaks erinevat asja, et see, et kõik inimesed ei taha elada kesklinnas ja selles tihedas linnakeskkonnas, see on ju normaalne ja see on nagu mujal maailmas täpselt samamoodi. Aga et pere koliks Tallinnast välja selle tõttu ainult, et ta soovib või talle see hind on sobilikum ja ta saab selle ühe toa juurde, siis siin on, ma arvan, tegemist selgelt nagu turu ja planeerimise ebaõnnestumisega, mitte nagu normaalsete valikutega. Ja sel juhul on ikkagi valglinnastumine sisuliselt märk sellest, et linn ei suuda piisavalt kiiresti elamispindadi pakkuda. Ma võtaks selle nagu nii kokku, et ehk siis kui valglinnastumine toimub valikute tõttu, that's fine, ja siis on see nagu normaalne. Aga kuule, Reido, läheksid, tooks mängu hoopis Läti ja et mulle tundub nagu niimoodi, eks, et kui meil siin Eesti arendajad, kes on Lätti läinud ja siis raporteerivad, et Läti parim arendaja on üks Eesti ettevõtte, kas see on siis, et sinu arvates on Läti parim arendaja Reterra, eks mõnel teisel on mõni teine arvamus, aga et kas see ei ole nagu selline, kuidas öelda, arendajate valglinnastumine, et minnakse välismaal ehk Lätti sellepärast, et kodumaa on kitsaks jäänud ja kodumaal ongi nagu mingid normatiivid ja maksud ja asjad on kuhjunud, mis on kinnisvara kalliks teinud ja Eestis lihtsalt ei ole enam kohta, kus kapitali tööle panna. Et kuidas nagu selline arendajate valglinnastumise mõte sulle tundub, et kas, mis sa arvad sest? Jah, no esiteks ma ütleks, Reteral ei ole mingit ambitsiooni Lätis kuidagi eraldi olla kõige suurem, kõige parem, kõige tublim, vaid me võtame seda nagu ühe linnana ja me mingil põhjusel sinna läksime ja seal me oleme ja täna plaanis ka täitsa ära tulla ei ole. Aga ma natuke seda müüti küll ikka murraks, et ma arvan, et see on natuke nagu kaks asja. Esiteks see meedia on seda puhunud nagu kõvasti üles. Et kui me võtame täna siis kui me räägime nüüd suurtematest arendajatest, siis ütleme Merko, Invego, Reterra, Hepsor, Kaamos ehk ütleme, võib-olla kellegi nüüd vabandust unustasin, aga ütleme, et selline Tallinna võib-olla siis koorekiht, kes seal on, siis kui sa nüüd võtad nende statistika, tõsi, me Riiast nii head statistikat ei saa, kui Eestis siis sinu käest või kuskilt mujalt või ise, me pigem ise monitoorime, seal on küll mingisugused, aga tihti lähevad need mööda. Aga ütleme, et meie statistika põhjal, siis see, mis need loetlud ettevõtted nüüd 5 kuuga on Lätis müünud, siis see on täielik piisku sellest, mis on Tallinna turg. Ehk siis, et ma arvan, et see Läti on kindlasti meedias nagu üles puhutud veidi, et see on kõik nii suur ja võimas, nagu ikka asjad, mis on nagu, ei ole oma koduhoovil, on alati ilusamad ja toredamad. Et see on nagu kindel. Tõsi,
on seal ettevõtteid, kellel on seal väga suured plaanid ja väga suur uskumus ja loodame, et see kõik realiseerub. Ja noh, on ka ju ettevõtteid, näiteks Merko, kes on seal ju aastaid olnud ja väga edukalt olnud. Et ma ei taha kuidagi ka öelda teistpidi, et ärge minge. Aga meie Reterra seisukoht on jah see, et midagi seal ilusamat ja paremat kindlasti ei ole. Nüüd, kui tuua need samad faktid, eks ole, mida sa ka küsisid, et see planeerimisprotsess, et miks siis sinna nagu minnakse. Et eks sinna minnakse ikka sellepärast, et seal on kaugelt tundub lihtsam ja seal ongi lihtsam mitmel põhjusel või mis on plussid. Kui sa Tallinna kesklinnas käid ringi, siis arendajad, sa tead igat krunti, kuhu on võimalik midagi ehitada ja enam-vähem peast ka, mis see omaniku ootus sellele krundile on. Kui sa Riiga lähed, ma ei tea, millal sa viimati käisid Riias? 2 kuud tagasi. No vot, nii. Siis see on nagu arendajate unistuste paradiis, et mitte Riia rinnas sa ei tea igat krunti, vaid igal tänaval on sul 3 krunti, kuhu võiks kõik arendada. Et seal ta on nii maas ja seal on nii palju võimalusi, et kui ikkagi veel kord Tallinna põhiline küsimus on see, et kus sa saad mõistliku hinnaga krundi, kuhu üldse midagi teha. Ja siis, kui see krunt tuleb müüki, siis kõik need eelnimetatud ja meie kaasa arvatud, kõik me seda jahime ja pigem toimub enampakkumine. Siis Riias on kinnistuid nii, et ma võin homne päev minna 10 tükki osta sealt. Ja iga nädal tuleb mulle pakkumisi, mis ei ole nagu mõttetud pakkumised, vaid nagu päris kaalume läbi ja võiks teha. See on üks küsimus. Teine küsimus on see hästi madal sisenemisbarjäär, ehk siis kinnistud on tihti ikka väga odavad. Ja see väga odav on ikkagi kordades odavad, kui Tallinnas maksab, ma ei tea, paar miljonit sul suure arenduse kinnistus, seal on need samad hinnad sadades tuhandetes. Et see on nagu see ütleme siis see plusspool ja selline võtmeküsimus. Nüüd, kui järgmine on spekulatsioon, aga kui arvata nüüd, mis toimub turul, siis minu arvamus, et see turg kindlasti on aktiivne. Ehk siis see turu aktiivsus on see, et need ostutehingud lähiminevikus on olnud väga madalad ja nad peavad tõusma. Teisalt, ja see ostu soov, mitte nõudlus, on Riia elanikul ääretult suur. Kordades suurem kui Tallinna omal. Aga veel kord rõhutan, et see ei tähenda nõudlust. Ja nüüd me jõuame selle võib-olla negatiivse poole juurde, et Riia ostujõud on siiani erinevate statistilistele andmetel 20-30% madalam kui Tallinna inimese ostujõud. Ja see ei tähenda ainult palgasuhet, mis on samuti, viimaseid andmeid pole välja võtnud, aga ka umbes 20+% väiksem kui Tallinnas. Vaid see tähendab ka pankade kehvemaid tingimusi, krediidiasutuste tingimusi ja see mõlemad kokku tekitavad selle, et see nõudlus siis nii-öelda numbriliselt, faktiliselt on oluliselt väiksem. Ja võib-olla siis, kui me räägime nüüd pikka vaadet, mis mind teeb kõige murelikumaks, on ikkagi see rahvastiku siiani vähenemine. Et kui me võtame Tallinna, siis ta kasvas küll vist väga vähe, aga siiski kasvus ja ütleme, võtame jälle lähiminevikus, ta on ikkagi stabiilselt on kasvus, ma ei tea, 400 pea 500 või 460-70 erinevat statistiliste andmete, siis Riia ju on kukkunud pea miljonilt 900 000, täna alla 600 000 ja ta kukub iga aasta ja seda trendi muutust ma ei näe. See on siis selline pikaajaline vaade. Ehk siis, et miks Riias olla? Riias ollagi sellepärast, et on kinnistuid, on võimalusi, aga peab, ma arvan, väga ettevaatlik olema. Ma küsiks nagu ikkagi sellest vaatest just, et kas me võime näha selle taga, et siin rida, ütleme, Tallinna või Eesti arendajaid on läinud Lätti. Kas me võime näha siin mingi põhjusena ka seda, et Tallinnas on lihtsalt arenduse kulupool nii aja mõttes kui raha mõttes tehtud keeruliseks ja kalliks ja ka meie näiteks energiasäästu nõuded on ju karmimad, kui need on Lätis. Ehk see toode ongi kallim ja seetõttu meil Eestis äri ei ole
ja Eesti arendajad panevad Lätis oma kapitali töösse, et mis sa sellisest mõttekäigust arvad üldse? Ma arvan, et ikka, jah, seal on oma tõde, aga nüüd jällegi, kui nüüd lõplikku Excelit vaadata, ega seal midagi nagu roosilisemat ei ole. Et kui me tuleme tagasi selle juurde, et Läti hind on siis ütleme veel madalam kui meie Harjumaa hind, siis Riia kesklinn. Tooted on oluliselt nii-öelda odavamad, isegi kohati julgen öelda nagu kehvemad selles mõttes, kvaliteedi mõttes. Ma ei pea silmas kehvema all, et nad on halvasti tehtud, vaid ütleme siis, ma ei tea, ventilatsiooniseadmest kuni parketi ja akende valikuni. Nad on selgelt nagu, täna on ju pika puuga number 1 Läti arendaja on ju Bonava, kes müüb kõikidest eelnimetatust ka 3-4 korda rohkem ka sel aastal ja müüb just seda täiesti põhjakihti. Seda nii-öelda Panelkat 2200, 2300, 2500 euri ruut, mis Eesti mõistes on võimatu. Kas nad ka raha teenivad? Ma ei usu. Ja ma ei usu ei ole minu emotsioon, vaid aasta aruanded, eks ole. Et siin me jõuame nüüd selle poole juurde, et sul on hind on seal 1000-1500 eurot madalam. Tõsi, kinnistu hind on väga soodne, aga kinnistu hind on komponendina 20-30% kogu arenduskulust. Ehitushind, mis on väga imelik, ma kogu aeg olen seda mõelnud, olen ka teistega arutanud, ehitushind suures piiris on sama. Kuigi kui sul palgad on madalamad, sisendid on madalamad, võiks olla odavam, ei ole üldiselt. Ehitushind on sul sama, müügi ja selline muu kulu on enam-vähem sama, projekteerimine vaata, et on veel kallim, sest seal tuleb nagu väga põhjalik eelprojekt teha enne ehitusloa saamist. Ehk siis tegelikult ega selle Excelisse kasumirea number ei jää sul väga palju suurem kui Tallinnas. Meie puhul ma võin isegi julgelt välja öelda, on see jäänud nagu väiksemaks. Aga ma mõtleks, tuleks nüüd Riiast Tallinnasse tagasi või Tallinnasse või siis ütleme Eestisse laiemalt. Et kui meil on siin mingid käibemaksud, mis siis jälle kuskil 4% pani, küll mingi perioodi jooksul on uue koduostu kallimaks teinud või siis tulevad normid järjest peale siin energiasäästud või ka parkimiskohad, millest sa rääkisid. Et kui meil kodud järjest kallimaks lähevad, siis ostjatel on keerulisem neid osta ja eks siis ka Tallinna turul müük liiga hästi ei lähe, eks ikkagi hind on see küsimus. Et ehk siis teiste sõnadega elamispindade kättesaadavus väheneb. Kas nüüd siis peaks riik tulema appi ja hakkama ise arendama soodsa hinnaga elamispindu, et nagu vaesed inimesed saaksid ka Noblessneris elada, sest merevaade on ka neile võib-olla inimõigus? Siin õnneks ma olen su varasemaid väljaütlemisi väga nautinud ja me oleme täiesti ühes paadis, et turu solkimine on selle ühene võrdusmärk, ma panen sinna taha. Ja see viib päris kuristiku asjad, et on nähtud seda ka varem erinevate PP-projektide näol. Aga ma ühe fakti, mida mulle meeldib ka öelda, see on jälle hästi nagu nii-öelda ümardatult, on see, et 20 aastaga, vaata ka sina, tark inimene, numbrid väga selged, sissejuhatuses minu meelest ei öelnud täpselt. Sa ütlesid, et justkui, et korterid on muutunud vähem kättesaadavaks. See ei ole faktiliselt õige. Ma ei öelnud nii, ma kindlasti ei öelnud. Mulle jäi niisugune mulje, et siis on hea, et seda ei öelnud, sest seda väga tihti öeldakse ja selline kujutelm on. Et tegelikult on see, et 20 aastaga pole suurt midagi muutunud. Meie palgad, ütleme siis, korterid on tõusnud siis umbes 3-4 korda ja palgad on tõusnud 3-4 korda. Ja ütlen mulle umbes, see on väga rahvli, eks ole, statistika on see, et selle 1 kuu palgas saad ikka oma 2 ruutmeetrit, 20 aastat tagasi saad ka täna. Ja minu meelest see statistika vahepeal siin buumi ajal, mitte peale buumi, see 2006-2007 oli palju kehvem. Ehk siis, et kui sa võtad siis vahetult enne selles, ma ütleks, et korterid on kättesaadavamaks muutunud. Tõsi, siin tuleb mängu üks tõsiasi, mida tihti siis mulle vastu öeldakse, et ütleme,
et elamispind ei peaks olema nii suur osa siis arenenud rahvastiku sissetulekutest ja toit samamoodi, et meil võiks jääda rohkem meelelahutusele ja kõigile muule. Noh, see on ainukene reaalne argument, mis on selle vastu. Aga veel kord faktiliselt, see 2 ruutmeetrit kuupalga eest oli 20 aastat tagasi, on ka täna. Ma ei tea, kas sa nõustud sellega või mitte, aga niimoodi suures piilis. Jah, et kui keegi hakkab rääkima sellest, et tänapäeva noored üldse ei jõua enam kinnisvara osta, siis mul tõmbab kohe nagu käima. Et küll sellega ma ei ole nõus, et ühe palga eest saab 2 ruutmeetrit, aga see selleks, et igal juhul jah, 20 aasta taguse või 10 aasta taguse ajaga võrreldes on nii keskmine sissetulek kui keskmine korteri ruutmeetri hind samaväärsel varal kallinenud sama palju ja uue korteri puhul just tegin ise siukse mikroanalüüsi, et uue korteri puhul, kui me pane ühte potti Haberstit ja Noblessnerit ja Kalamaja lukskortereid, vaid vaatame samaväärset vara, vaatame Mägede kortereid, siis täna saab keskmise palga eest sama palju osta kui 10 aastat tagasi. Ja tõepoolest, eks sa rääkisid buumist 2006-2007, noh tegelikult meil oli buum ju ka 21 aastal, et siis tõepoolest elamispindade kättesaadavus halvenes. Et ostujõud, nagu sina ka eelpool kuskil mainisid, on mõistlik, ma ütleks nagu mõistlik, ma ei nimetaks teda heaks, ma ei nimetaks teda kindlasti ka halvaks. Aga sa tõid selle ka välja, et võib-olla eks sissetulekust nii palju ei peaks eluaseme hind moodustama. Aga et kui ma küsiks sinult, Reigo, kui kinnisvara arendajalt, milliseid võimalusi sina näed, et just uue korteri hind, siis noh, me ei saa öelda, et ta läks alla, ega hinnad ei lähe alla, et uus korter ei kallineks. Ehk see peaks tähendama nagu kuidagi, et arenduskulud peaksid vähenema. Mis võimalus oleks, et meil koduostja võimekus siiski uut kodu osta, kas kesklinna või äärelinna või Harjumaale, ütleme, liiguks siis palga suhtes paremasse positsiooni. Mitte, et ta praegu halb oleks. Esiteks jah, ma tahaks ka rõhutada, et täna ei ole halb. Et täna pigem nagu, kui me vaatame kõiki finantsilisi küsimusi, siis ta ei ole kindlasti halvem. Pigem täna meid pärsib ikkagi see klassikaline siis tarbija kindlustunde probleem, mis on ka kõikides muudes valdkondades. Ja noh, seda on ka kõik välja toonud, et tõsi, Lätis mõjutas see Iraani pull nagu väga palju kohe. Eestis kuidagi seekord meie ei tundnud seda või ütleme, noh, see ei ole mingi valim, millest ma räägin, et me ei saanud ühelgi kliendil nagu, ükski klient ei lükanud midagi sellepärast edasi, nagu juhtus Covidi või siis Ukraina sõja ajal ju väga palju. Aga ma arvan, et täna see tarbijakindlus on madal ja ostavad inimesed, kes päriselt tahavad oma uut kodu ja neil on seda vaja. Ja võib-olla sellised emotsiooni osta, et läheks paremasse kohta ja teeks midagi muud, on oluliselt vähem. Aga numbriliselt ma ei ütleks, et me oleme kehvas seisus täna, et inimesed ei saa endale seda lubada. Seda enam see sama võrdlus, mida me just välja tõime. Kuidas seda muuta? Ma arvan, et ega jõuame jälle täpselt selle sama juurde, et kinnisvaras on tohutu konkurents. Noh, see valdkonnas, et rääkida seda, et jälle me teeniksime rohkem raha midagi, see on müüt. Meil on marginaalid väiksed nagu igas teises äris ja see kapitali kulukuse määr, mis on meie äris, on tohutu. Et siin ei ole midagi sellist, et ma arvan, et iga samm, mis me nüüd ennem ka rääkisime nendest planeeringutest, vabadusest nii-öelda sellel kinnistul äri teha, usaldage meid, me oleme, me teame, mida tarbija tahab, siis loomulikult mingid regulatsioonid, on seda institutsioonid, nii edasi tuleb loomulikult arvesse võtta, aga see on see kõik, mis teeb seda odavamaks, ega siin mitte mingit sellist heurakat ei ole. Võib-olla üks huvitav diskussioon, mis küll meid ei puuduta, meil sellist vara ei ole, aga mida on räägitud ja mis mujal maailmas on ju toiminud edukalt, on nende vanade büroohoonete siis rekkimine korteriteks. Et võib-olla nendele anda
mingisugused erisused, mingisugused lõdvendused, ütleme siis nii, et seal tekitada mingi võimalus noortel olla ja elada ja seda enam, et kui ta ei ole sul perekorter ja sa elad seal võib-olla 2-3 aastat, siis ma usun, et ta nüüd ei kahjusta su tervist ka nii hirmsasti, kui seal natuke vähem valgust on. Võib-olla midagi sellist, et see oleks selline mingi trend. Ma ei ole selle teemaga väga kursis, aga ütleme, ma olen kuulnud, et mujal maailmas see on päris edukalt toiminud ja arvestades, kui palju seda vana bürood meil siin linnas üle jääb, siis see võib olla üks lahendustest. Et ütleme, kui me räägime büroode elamispindadeks muutmisest, siis see ei ole nagu selline asi, mida justkui turg täna vajaks, et see on pigem siuke, kuidas öelda, strateegiline vaade ja kui siit lõpus proovidagi nüüd nagu mingit kokkuvõtet formuleerida, et kuidas sa Reigo arvad, et kas meil näiteks 3 aasta pärast on rohkem regulatsioone või vähem, ega nagu ei reguleerimine ja ammugi dereguleerimine kiiresti ei käi, et anname neile natuke aega. Kas 3 aasta pärast ehitusõiguse saamine käib sinu jaoks aeglasemalt või käib kiiremini, et see on jälle see koht, kus ma palun, et suru optimist endas maha ja leia realist. Ega jah, väga suurt optimismi mul siin ei ole. Ütleme, et eks ju kogu Euroopa täna ja kogu selle suure sõja tõttu ja see Trumpi tõttu on ju natukene liberaalsemaks võib-olla muutunud ja võib-olla selliseid mingid raamistikku nähakse, et me jääme lihtsalt jalgu USA-le ja Hiinale ja nii edasi. Et võib-olla pigem see globaalne küsimus meid natukene nagu aitab, et me ei liigu nii kiiresti mingite selliste Euroopa normidega kaasa. Mis täna on ikkagi, ma ütlen, need teemasid on nii palju, see sama energeetika küsimus, need A, B, C energiamärgised, sellest võiks ka muidugi mul büroos teised inimesed veel tunde rääkida, kuidas, mis on mõistlik, mis ei ole. Tänaseks on nüüd tulevad ju meil need varjendinõuded. Eks ma ei usu, et siin midagi nagu paremaks läheb. Linnas mul on küll lootus, et asjad võiksid nagu paremuse suunas liikuda, see võtab aega ja täna, kui nüüd uue linnavalitsuse suuri plaane ma ei tea ja kui me nüüd seda tagasikäiku uuesti ei tee, mis mul tundub, et ilmselt äkki ei juhtu, siis ütleme, seal võiks küll asjad paremuse poole minna. Mis puudutab aga ütleme siis hinda, siis siin ma optimistlik kindlasti ei ole, et täna on nagu selged viited taas ehitushinna kallinemiseni, faktiliselt materjalide kallinemiseni ja mina usu, et see nafta nüüd ka kukub kolinal sinna alla tagasi, kui see väin lahti tehakse. Et ma selles hinna osas kindlasti optimismi ei näe. Kuidas sa näed sellises pikemas vaates, võib-olla siis 5-15 aasta vaates, kas arendustegevus Tallinna piiri taga, ehk ongi selline valglinnastumine, kas see väheneb, püsib samal tasemel, intensiivistub, kas Tallinn mõjub rohkem oma piiridest välja või mis sul siin arvamus on? Siin mul on ikka väga suur lootus, et seda nii väga ei juhtu ja meil on päris ilus, et just, et see Tallinn ei keeraks nüüd oma nägu jälle kuskile teises suunas, et ütleme, siin võib-olla see emotsionaalne pool ka, et meil on ju päris ilusaid tänavaid ehitatud tänapäevaseid ja ütleme, see elukeskkond on ka ju see, et me rääkisime ainult siin rahast ja hinnast. Kindlasti see on peamine põhjus, ma ei taha sellest kuidagi kaugeneda. See on suur põhjus, aga kõik need muud asjad, et Tallinn oleks mõnus elada ja ma päris nagu kastirattamees ei ole, aga sõidan ka iga päev nagu rattaga ja ikkagi kõik need tänapäevased tänapäevase linna normid ka meil kehtiks ja me
meil oleks selline multifunktsionaalne linnaruum, mis töötab nii-öelda 24/7, et meil ei ole need magalad ja see sotsiaalne mitmekesisus ja kõik see segakasutus ja noh, kõik see selline jutt, et noh, ma sellesse nagu päriselt usun ja ma ikkagi päriselt kaifin käia Rotterdamis või Kopenhaagenis, et minge vaadake, et noh, see on nagu tegelikult ka toimib. Inimesed päriselt kasvatavad täiesti kesklinnas sisuliselt Maakri tänaval kasvuhoones kui tomateid, noh, ja nad elavad seal nagu ägedalt. Et ma arvan, see ideaalne linnaku kontseptsioon või see, et linn seal ei muutuks nüüd, ma seda kardan nagu peamiselt kõige rohkem. Et see bürokraatia vähenemine võib isegi nagu toimida, aga ärme muuda oma pikka visioone, et veel kord, et noh, ei taha sellesse kastiratta ja mitte autode vaidlusesse minna, et ma olen seal kuskil keskel. Aga see selline kopenhaagenlik, siis nimetame nii, siuke linnaruum on ikkagi tulevik. Ja seda muuseas ju täna kasutavad ka suured USA linnad, kes olid väga asfalti fännid, liiguvad sinna suunas. Et see elukvaliteedi tõus linnas, et seda ma kardan küll, et seda jumala eest ei juhtuks. Yeah. Aga väga kena, et võtame sellega, see oligi nagu siuke väga hea siuke sügav mõte siia lõppu, aga ma ikkagi päris nagu, et Tiile punkt panna, ma alati saate osaliselt küsin mingi mõtte või nõuande, mis nad võiksid siit kaasa võtta turuosalised, et nii kitsalt või nii laialt, kuidas sa ise heaks arvad. Mis sa ütleks? Turuosalite all sa pead siis ostjad, arendajate linna või? Näiteks ostjad, müüjad, arendajad, investorid, üürnikud, üürilandjad, finantseerijad, maaklerid, linn. No võib-olla kõigepealt linnale võib-olla alustamegi sellest, mis ma just lõpetasin. Et linnale ja omavalitsustele ma julgeks küll kindlasti öelda, et arendaja on kui nii-öelda visionäär, kes omab vastutust selle linnaruumi kujundamisel, et me usaldage meid, et noh, loomulikult eks igas äris on pahalasi, aga me päriselt tahame nagu teha nagu vägevat linnaruumi ja me teeme ju seda aastateks või sadadeks aastateks. Et võib-olla omavalitsusel jah, et usaldage arendajaid ja kuulake meid, et uskuge mind, et me teame natuke paremini kui võib-olla või ma ei taha öelda nemad, neil on ka spetsialistid tööl, aga ütleme, et see on võib-olla omavalitsusele selline ütlemine ja arendajatele ütleks siis samast kontekstist, et mõelge suurelt ja mõelge ikkagi selle tuleviku keskkonna loomisele ja see ei ole mitte kellegi muu kätes kui meie arendajate kätes, et õnneks seda on nagu Tallinnas, noh, kui me hüppame nüüd 10-15 aastat tagasi, siis ma arvan, et seal on tohutu hüpe toimunud nagu arendajate vaates, et ikkagi luuakse tervikkeskkonda, siin mõeldakse läbi, kuidas seal inimesed liiguvad ja on see siis hipodroom või krulli või iganes Noble Esner, et see mulle väga meeldib ja investeeritakse sadu tuhandeid või miljoneid sellesse muusse infrasse, et seda nagu jätkake arendajatena ja väiksemad ka, mõelge oma väiksema krundi peal seda, et mitte kuidas saada maksimum ehitusõigus ja maksimum Excel, et täna see ei ole enam teema, et ikkagi tarbija valib millegi muu järgi kui ainult selle ruutmeetri järgi. Ja lõppsõna võib-olla on ikkagi alati, mida ma ütlen, et lõppsõnas, et on ostjatele, et oma kodu ostmiseks ei ole kunagi vale aeg ja see on nagu päriselt nii. Ma ei tea mitte kedagi sisuliselt, võib-olla seal buumi tipus ja järgmine päev, kes oleks kahetsanud oma koduostu otsust. Isegi kui ta ostis seal, mis sa mainisid, 2007 või 2008, millal see pauk käis, siis võta tänasesse päeva, ikka oled õnnelik. Et oma kodu ostmiseks ei ole valet aega, et ärge lootke tabada mingit odavat ostukohta, tehke see otsus ära, uskuge mind. Ja lisaks uus kodu annab sulle nii palju positiivset energiat, muid olla tööl aktiivsem, olla oma perega aktiivsem ja see on mul nagu selge, päriselt, ausõna, käsi südamel, selline soovitus, mitte nüüd mingisugune arendaja moka peale mee määrimine, või tähendab mee moka peale määrimine. Kui väga head mõtted, Reigo, ja tõmbamegi siin siis joone all, saade oleks jälle pikemaks, kui ma planeerisin, nagu tavaliselt. Et täname kõiki kuulajaid, vaatajaid ka, 140 osa
kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Rääkisime siin sellistest, ütleme, arendusturu muredest, rõõmudest. Reigo Randmets, Reterra Estate OÜ tegevjuht ja osanik aitas neist teemadest meil aru saada. Kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina ja head kuulajad, kui teil on mõtteid, keda saatesse kutsuda rääkima kinnisvara teemadel, andke teada meiliaadressile klienditugi@kv.ee või mulle otse ka teada anda, minu kontaktid on leitavad. Ja ega midagi, soovin siis kena saabuvat jaanipäeva ja suve ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides. Järgmise korrani. Kõike head!